sina oled hea või halb inimene? Kuidas sa vastad? Paljud meie seast kardavad vastata, et ma olen hea inimene, sellepärast et mõtlevad, et kui ma niimoodi vastan, siis ma olen uhke inimene. Veel enam, ma näen, et ma ei ole täiuslik ja ei taha valetada. Aga samas, kui on keegi ja niisugused inimesed on, niisugused, kes vastavad, ma olen halb inimene ja mõtleb, et tema on tagasihoidlik inimene, siis see ka ei ole niimoodi. Ma kardan, et niisugused inimesed on ka väga uhked. Nad lihtsalt peavad olema erilised. Ma olen niisugune halb inimene ja mitte keegi, isegi Jumal ise ei saa teha minuga mitte midagi. Seepärast ma olen halb inimene. Aga tegelikult see ei ole niimoodi. Igaühel meis on midagi hea ja midagi halb. Muidugi halbu omadusi me näeme. Ma mäletan, et ükskord oli mingi küsitlus ja inimesed pidid nimetama oma omadusi. 5 minuti pärast seda, kui nad hakkasid täitma seda küsitlust, keegi küsis, aga kas võib kirjutada ka häid omadusi? Enne seda inimene mõtles, et kui keegi küsib, missugused omadused sul on, siis ta peab kirjutama ainult halbu omadusi. Igaühel meie seast on ka midagi head. Sellepärast, et Jumal lõi meie ja ei ole niimoodi, et Jumal ei suuda teha midagi head. Kindlasti on. Muidugi on ka halvad omadused, sellepärast, et me oleme nõrgad inimesed. Aga tegelikult see ei ole, need omadused ei ole terve mina. Mul on väga palju häid omadusi. Ja kui ma püüan mitte näha, et mul on häid omadusi, aga öelda, et ma olen halb inimene, äkki ma olen lihtsalt uhke inimene. Peame paluma Jumalat, et ta näitaks meile, et me oleme head. Et me suudame teha väga palju häid asju. Muidugi oma nõrkuse tõttu me ei saa teha seda, mida me tahame, midagi head. Aeg-ajalt me teeme halbu asju, aga tegelikult häid omadusi meil on väga palju ja on väga tähtis, et me ei püüaks hävitada halbu omadusi, aga püüaksime tegutsema niimoodi, et just need head omadused hakkaksid kasvama ja arenema meis. Ja just sellest on vaja paluda Jumalat, et ta näitaks meile, et oleme head inimesed.